Kõige esimene Tartu maraton sõideti 16. jaanuaril aastal 1960. Nüüd aastal 2026 sõidetakse Tartu maratoni 52 korda. No kindel on ta ikkagi siis, kui see päev käes on. Sest eks me oleme ju näinud, et ilmad tänapäeval võivad üsna heitlikud olla, aga hetkeprognoosid on ikkagi üsna palju lubavad, et nii stabiilseid olusid ei ole ikka päris mitmeid aastaid enam olnud ja sellist nagu päris talvist jaanuarit nagu nüüd on olnud ja kindlasti ka lähema 2 nädala jooksul veel on, et tuleb ikka viimasel ajal üsna harva ette. Kuigi hetkel on üle Eestimaa suusaradadel näha väga palju suusasõpru, ütleb Indrek, et eks neid viimase hetke kõhklejaid ja mõtlejaid on näha ka maratonile registreerimisel. Kui kellegil eestlastest ikkagi on hinges hoopis soov, et ma kunagi tahaks seda Tartu maratoni ära teha, siis võib-olla ei tasu ikka mõelda, et see aasta on ikkagi väga ainulaadne, et saab harjutada igal pool 6 aega enne maratoni, igal pool on lumi maas, võtke see asi ette ja tehke ära, ärge lükake enam tulevikku, kunagi ei tea, millised need olud edaspidi saavad olema, tuleb hetke kasutada. Kas sellel aastal ka midagi teistmoodi on, kui võib-olla nii-öelda tavalisel Tartu maratonil? Selliseid hirmsaid muutusi, üllatusi iga aasta kindlasti ei taha, et Tartu maraton on üsna eakas ikka 66 aastat juba ja temale selline rapsimine ei sobi, et meie väärtus on ikkagi see klassika, võiks öelda. Tänase sünnipäeva matka tegi eriliseks kindlasti ka see, et osalejatega liitus armastatud näitleja Jan Uuspõld, kes on alates novembrist treeninud tänavuseks Tartu maratoni põhidistantsiks. Kui kõva spordimees sina üldse läbi elu olnud oled? No ikka siuke alla keskmise spordimees, jaa. Aga suusatanud nüüd sellel aastal alates novembrist, aga millal ennem seda viimati suusatasid? Ennem seda viimati ikka 3 aastat vahele jäänud. Eelmisel aastal vist 1 korra sain suusada alla ainult, jaa. Ja sellel aastal kohe maratonile, kas hirmutab ka natukene? No ikka, aukartus peab ikka olema, aga kui minna mitte hullu panema, et rahulikult läbi matkata, siis jõuab ikka. Ja. Oled juba piisavalt trenni teinud, et tunned ennast kindlalt? Ei ole piisavalt veel, ei ole. Aga praegu on lumeolud head ja võimalused tekivad ja küll ma jõuan. Maratonirada on ka otsast lõpuni valmis ja kõikidele harjutamiseks avatud. Et pigem mina olen all, mitte rada. Ja, nii võib öelda. Aga maratonil ikka läheb? Nüüd oleneb, kuidas on jõudu jaksu ja lund, et sellest oleneb kõik. No okei on rada. Arvestades seda, et terve detsembrikuu ei olnud ju üldse lund. Ei, tegelikult on nagu väga hea päriselt ja nagu väga mõnus ja nagu kõige toredam on see, et nagu nii hea seltskond, nii toredad inimesed on. Mustikasupp nagu see on nagu 5+ praegu. Noh, ja et kui nüüd nagu tagasi ka jõuaks, siis ma arvan, olekski nagu päev tehtud. Ja asi see Otepäägi ära käia veel. Aga päris maratonile ikka lähete või? Ikka, lähme. Sünnipäevamatk oli avapauguks Suusaliidu ja terviseradade projektile 100 suusatundi, millest täpsemalt teeme juttu juba meie homses saates.